Tere taas, teadusimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna uurime, kuidas tabada märki, mis asub nurga taga. Hakkame märki laskma, aga teie märklaud asub nurga taga. Aga neil on antud laest rippuv nöör, millega on võimalik see pall lennutada sinna märklauda. Ja nüüd nende ülesanne ongi välja mõelda sihtimissüsteem, millega see pall alati sinna nurga taha lasta. Teil on 15 minutit, et oma täpsust treenida ja siis hakkame võidu peale märki laskma. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Võistlejatel on kasutada laest rippuv nöör. Minul laest rippuvat nöör ei ole, aga sellest on mul siin üks statiiv. Ja selle statiivi ning pendliga saame ära näidata kõik sarnased füüsikalised põhimõtted, mis olid kasutada võistlejatel laest rippuva nööriga. Minu märklauaks on see sulgpallipalli pea. Kui nüüd pendli ning märklaua vahel seina ei oleks, siis näeme, et me saame oma pendlit kiigutada täpselt märklaua keskkohani ning tagasi. Nüüd peamegi välja mõõtma, mis kauguselt alustades tabame täpselt keskkohta. Lihtsustatult võime mõelda, et see kaugus on keskteljest täpselt sama kaugel, kui asub märklaua keskpunkt. Seega, kui märklaua ning keskseina vahel on 1,5 meetrit, siis peame ka enda pendliga alustama 1,5 meetri kauguselt. Veel saame lihtsalt testida seda niimoodi, et paneme meie pendli märklaua keskkohaga kohakuti, laseme lahti ning fikseerime selle kauguse, kuhu ta jõudis. Kui nüüd sellest kohast pendli lahti laseme, siis jõuab ta alati täpselt märklaua keskpunktini. Kui süsteemis peaks olema mingisugused kaod, siis võib algpunkti tõsta natuke kõrgemale. Kuid kuna meie puhul tuleb teha ainult üks või täpsemini isegi pool võnget, siis need kaod ei tohiks kuigi suured olla. Kuid kui laseme pendlil pikemalt kõikuda, siis näeme, et ta enam märklaua keskpunktini ei pruugi jõuda. Seega oleme aru saanud, et ühtepidi peab pendel kõikuma ettemääratud amplituudiga. Kuid kuidas saada pall seina taha? Täpselt samamoodi saame ka selle amplituudi paika panna. Peame lihtsalt muutma oma vaatenurka. Märklaud asub nüüd siinsamas seina taga. Selleks, et palliga seina taha suudaksime kiigutada, peame andma talle ka selles suunas piisava hoo. Ning kui nüüd meie pendli seinast eemale tõmbame, siis saame ta jälle lasta lahti pendeldama. Täpselt see ongi minimaalne vajalik amplituud selleks, et pendel saaks kiikuda ümber seina. Selle hoo tekitamiseks peame aga pendlile algkiiruse andma. Sellest võime mõelda kui tasakaalu asendis pendlist, millele lükkame hoo sisse, nii et ta sobiva amplituudiga võnkuma hakkaks. Seega tekib ühesuunaline algkiirus meil sellest, et maa tõmbab pendlit tema tasakaalu asendi poole ning sellega ristisuunaliselt anname pendlile ise algse hoo sisse. Kui nüüd need mõlemad kiirused kokku liita, siis saamegi panna pendli ringjalt võnkuma. Kui seda ringjalt liikumist aga külje pealt vaatame, siis näeme, et tegelikult on tegemist 2 külgsuunalise võnkumisega. Nii et kui paigutame kaamera siia, siis võnguks pendel justkui küljelt küljele. Ning kui pöörame teda veel 90 kraadi, ka siis jätab pendel mulje, nagu käiks ta küljelt küljele. Nii et kui liidamegi kokku 2 omavahel risti olevat küljelt küljele võnkumist, siis saame seesuguse ring ja liikumise. Ning see ongi selle ülesande võti. Et hoog oleks alati ühesugune ja ristisuunaline, siis oli võistlejatel antud ka haamer. Kasutades seda haamrit nii, nagu tegi roheline võistkond, saame alati anda pendlile ühesuguse algse kiiruse. Ning seeläbi tagame ka tulemuse korratavuse. Korratavus on ainult üks osa haamri olulisusest. Täpselt sama oluline on veenduda, et pendlile antav algkiirus oleks risti esialgse võnkumisteljega. Kui pallile antav hoog ei ole aga esialgse võnketeljega risti, siis läheb osa antud jõust palli liigutamiseks esialgsel võnketeljel, mis tähendab, et pall võib küll väga ilusti seinast mööda kiikuda, kuid märklaua keskpunkti ei pruugi ta enam tabada. Täpselt samamoodi juhtus ka sinisel võistkonnal, kelle algkiirus ei olnud alati ristisuunaline esialgse võnketeljega. Selle ülesande graafikat koostades jõudsime ka ühe huvitava järelduseni, mille peale ise kohe ei osanudki mõelda. Kui tavaliselt oleme harjunud, et võnkuv keha liigub oma perioodi jooksul esmalt ülevalt alla ning seejärel tasakaalu asendit läbides jälle alt ülesse ning kordab seda sama liikumist,
siis mida rohkem trajektoori välja venitame, seda rohkem joonistub välja üks eriskummaline efekt. Kuna nööri ehk pendli pikkus jääb kogu aeg samaks, siis näeme, et selles projektsioonis liigub pendel tasakaaluasendit läbides alt üles ning pärast tasakaaluasendit jälle ülevalt alla. See käitumine joonistus välja esimeses graafikaversioonis, kus kasutasime füüsikaliselt tõest mudelit ning kui seal oli pendli pikkus fikseeritud, siis pendel sellest vaatenurgast täpselt nii käituski. Palli stardipositsiooni leidmiseks tuleb see asetada märklauaga samale joonele ja kaugusele ehk 1,5 meetrit seinast. Nüüd tuleb anda pallile piisavalt suur ristisuunaline algkiirus, et see lendaks ümber seina ja pall tababki märklaua keskpunkti. Kuna aga sellist pendli käitumist on intuitiivselt väga raske alguses mõista, siis otsustasime graafikas ellipsikuulise trajektoori muuta ühtlaseks ringjooneliseks liikumiseks. Mõtle kodus, kus võiks seesugust liikumist veel meie ümber leida. Ning kui ühtegi head mõtet ei tule, siis heida soojal suveõhtul murule pikali, vaata taevasse ning otsi häid mõtteid sealt. Kohtumiseni!